See, et kõige suuremad taimed alati kõige aeglasemalt kasvavad, pole sugugi õige. Meie troopikamaja üks kõige lopsakam taim Madagaskarilt pärit ränduripuu on suhteliselt kiirekasvuline, kui mitte öelda isegi, et väga kiirekasvuline. Kuigi sel taimel on vanust omajagu, ta seemned toodi 70. aastate lõpus otse Madagaskarilt, siis kui ta 10 aastat tagasi meie troopikamajja mõnusa rammusa koha peale maha istutati, siis hakkas ta kasvama ikka väga ja väga kiiresti. Looduses on ränduripuud oma nime saanud selle järgi, et nende lehvikukujuline lehelehvik peaks olema alati suunatud idast läände. Ja meie, kui me oma taime maha istutasime, arvasime, et kui me ta ikka põhjast lõunasse istutame, ega ta ennast muutma ei hakka. Aga me eksisime sügavalt. Tõsi küll, see peatüvi, mille me maha istutasime, püsis endiselt ilusasti põhja-lõuna suunalisena. Kuid kui ta oli laeni kasvanud ja me olime sunnitud ta maha lõikama, siis kõik tema külgharud, mis juurekaelalt tärkasid, keerasid ennast ilusasti ida-lääne suunda, just nii, nagu nad looduses peaks kasvama ja nii, nagu on neile nii-öelda ette nähtud. Oma nime ränduripuu on see taim ära teeninud tegelikult veel ühe väga veidra omaduse tõttu. Nimelt koguneb tema lehtede vahel olevatesse tühimikesse vihmavesi. Ja selle kohta siis vanad reisumehed on alati öelnud, et vot nendest lehekaenaldest pärit vett võib alati julgesti juua. Tänapäeval loetakse seda pigem selliste vanaaegsete reisumeeste liialduseks. Nimelt kasvab ränduripuu just sellistel aladel, kus mitte kunagi veepuudust ei ole. Ta armastab väga soiseid kasvukohti ja sugugi ei pea nendel aladel jooma seda vett lehekaenaldest, vaid võib leida ka alati mõne sobiva allika või oja.